Tere! Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud 47 päeva ja 20 tundi. Istun siin koos Krista Mulenokiga, kes on Sky Plussi ja Talent.ee korraldatud võistlusmängu võitja ja kellest tõenäoliselt saab Euroopa Parlamendi valimistel üksikkandidaat. Tere, Krista! Tere! Soovin sulle kõigepealt palju õnne! Aitäh! Krista, sa oled Eesti NATO ühingu juhatuse esimees. See tundub küllaltki tähtis amet, kus saab teha väga palju ära, kus saab juhtida inimesi, kus saab teha erinevaid projekte. Räägi, miks sa sellise kampaaniaga kaasa tulid, nagu Talent ja Sky Plus korraldasid? Hea küsimus. Ma arvan, et juhtides Eesti NATO ühingut 2 aastat ja olles eemal ärisektorist, ma sain aru, et mul on päris palju Eesti rahvale midagi anda. Ja minu soov ongi lõpetada omalt poolt hädaldamine, vaid teha ise midagi ära. Te ei ole üldsusele väga tuntud kandidaat, vähemalt kui võrrelda teid teie tulevaste võimalike konkurentidega. Mina tean seda, et te olete õppinud Tallinna 60. keskkoolis, pärast seda 21. keskkoolis. Rääkige natukene oma kooliajast, rääkige, mis teid huvitas, milline teie pere oli. Minu lapsepõlv oli rõõmus. Ma suved veetsin maal Peipsi ääres vanema vanaisa juures. Mind huvitas sport. Tegelesin nimelt võistlustantsuga. Ja mul oli palju sõpru. Nii et mul on pigem ikka eredad, positiivsed mälestused. Ja ma tahtsin olla tol ajal juba juhtiv ka oma sõprade seas, et nii mõnigi kord see tekitas võib-olla ka nendes pahameelt, sest ma tahtsin mängu juhtida ja delegeerida ülesandeid, et see on kuidagi siiamaani läinud niimoodi. Te olete väga pikalt tegelenud võistlustantsuga, aga õppima läksite te hoopis majandust. Kuidas see juhtus? Ega ära ei ela ainult tantsuga. Ja ma arvan, et kuna mul ei olnud erilist kutsumust saada võib-olla arstiks, siis või mõnda teist eriala omandada, siis ma mõtlesin üldhariv on majandus ja kuna minu ema on õppinud ka majandust, siis saigi valitud Tallinna Tehnikaülikool tol ajal. No, aga see valik ei ole haridust ei ole ainus, mis te olete teinud, et tegelikult saab teie kohta öelda, et te olete majandusteadlasest õigusteadlane. Mitu aastat pärast majandushariduse omandamist otsustasite hoopiski minna õigusteadust õppima ja läksite õppima Tartusse. Aga sel ajal oli teil juba tõenäoliselt ka perekond. Kuidas see kõik välja nägi? Kuidas pere sellega leppis, et te läksite Tartusse kooli? Selleks ajaks oli mul juba 2 last. Ma olen harjunud kiire elutempoga. Kui minu teine laps sündis, siis oligi circa aasta möötunud. Ja ma tundsin, et ma soovin midagi uut omandada ja viisin ellu oma pikaajalise unistuse. Nimelt kunagi 2002. aastal võeti vastu võlaõigusseadus. Ja meil oli väga tore seminar, mille ma siis korraldasin Paul Varuliga ja meil tekkis meeldiv vestlus. Ja ma mõtlesin, kui mul on võimalik tulevikus veel õppima minna, siis ma lähen raudselt õppima õigusteadust. Ja niimoodi siis aastaid hiljem see ka kujunes, kuna mul on toetav perekond, siis ma käisingi mitte küll Tartus, vaid Tallinnas, Tartu Ülikoolis. No mina tean teid kõigest 2 nädalat. Aga selle aja jooksul ma olen saanud aru, et te olete üks väga aktiivne inimene, kes kogu aeg teeb midagi teist lausa õhkub energiat. Kus kohast see energia tuleb? Mitu põhjust. Julgen need siinkohal välja öelda. Esiteks, mul ongi toetav pere. Ma tean ükskõik, mis ma siin elus ette võtan. Nad tulevad ja toetavad mind. Siis ma käin 2-3 korda nädalas spinning-trennis. Nimelt ma oman ka veel treeneripabereid, aeroobikatreeneripabereid ja
minu trennikaaslased on mehed. Mind treenib kunagine noorte maailmameister trekisõidus Daniel Novikov ja seal trennis on minu abikaasa pluss 16 meest. Nii et ma arvan, see on hea algus päevale ja lisaks kõigele muule ma toitun tervislikult ja püüan leida igas vähegi ka halvas asjas midagi head. Et ma päris tihti ütlen, et iga asi on millekski hea. Teie tööminevik on ka küllaltki kirju. Teil on hästi palju olnud erinevaid tööalaseid väljakutseid. Ja teie CV-d lugedes jääb mulje, et te olete tegelenud pigem küllaltki tõsiste asjadega. Aga mitte kõik teie tööelus ei ole olnud väga tõsine. Näiteks ma märkasin, et te olete töötanud Nestli heaks ja olnud müügiassistent. Mismoodi see käis? Käisite šokolaadikrõbineid tänava peal pakkumas? Minu ametinimetus oli tollal merchandiser. See sisaldas kahte olulist tööülesannet. Nimelt ma tegin tootepresentatsioone ja vastutasin, et Nestle tooted oleksid poodides korrektselt väljas. Aga kuidas ma pakkusin inimestele poodides siis proovida erinevaid Nestle tooteid, et ma ei hakka siinkohal kõiki neid üles nimetama, aga see oli põnev aeg minu elus. Ja seoses minu tööülesannete täitmisega sain ma selgeks väga hästi autosõidu, sest esimene päev, kui ma tööle läksin, anti mulle kaubik, kuhu oli kollased peale kirjutatud sina ja mägi, oivaline duett, silmas oli peetud mägisuppe ja ma pidingi hakkama aktiivselt poodide vahet sõitma ja üle Eestimaa käima ja tutvustama neid tooteid. Tööalaseid kordaminekuid on teil veel. Räägime natuke nendest ka. Te olete asutanud raamatupidajatele portaali nimega raamatupidaja.ee. Kuidas see mõte tekkis? Mitu asja langesid kokku tol ajal, et ma lõpetasin sotsiaalteaduste magistri Tallinna Tehnikaülikoolis ja mul olid põnevad, toredad tuttavad tegelikult, kes mõjutasid mind, et ma võiks midagi suuremat teha, kui olla lihtsalt raamatupidaja. Ma alguses ei läinud sellega võib-olla kaasa, aga aasta 2002 oli aeg küps ja ma võtsin selle väljakutse vastu ja asusingi juhtima raamatupidaja.ee-d. Tegime portaali raamatupidajatele ja meenutan siinkohal, et kõige huvitavamaks osutus see, kuidas saada portaalile lugejaid. Kelle jaoks seda asja kõike teha? Kuidas te siis neid lugejaid saite? Esimesed 700 lugejat saime läbi helistades. Tänapäeval tundub koomiline, aga tol ajal muud võimalust ei olnud inimesteni jõudmiseks. Ja helistasimegi läbi, raamatupidajad panid kirja ja ütlesid, et oot, et kui me selle portaali kunagi sellest internetist üles leiame, siis kindlasti külastame teie kodulehte. Nii et ja siis me hakkasime saatma uudiskirju oma lugejatele, kui neid oli juba 700. Ja me saime päris tihti alguses tänusõnu. Inimesed vastasid ja ütlesid, et suured tänud, et te meile saatsite uudiskirja. Tehke ja jätkake oma tööd. See oli nagu suurim tunnustus, arvestades, mis elu on nüüd 12 aastaga muutunud. See on meeletüüp olnud selles valdkonnas. Mul paluti eelmisel nädalal, et ma kirjutaksin ühe artikli ajakirja nimega RP, mis täna kuulub Äripäevale. Hakkasin lähemalt uurima, mis ajakiri see on. Jälle jõudsin teieni. Tegemist on järjekordselt ühe minu idee ja projektiga, mida ma suutsin siis ellu viia 2005. aastal. Nimelt esimene raamatupidamispraktik ilmus jaanuar 2006. Ja kus mul see idee tekkis?
tekkiski Radissoni hotellis üleval katusel. Ja ma mõtlesin, et kui mina käisin koolis, siis ainuke materjal, mida ma kasutada tol ajal sain, oli ka piiratud ju väliskirjandus tol ajal. Selleks materjaliks siis oligi raamatupidamispraktik. Ja ma mõtlesin, kui ma ise kasvan suureks, teen teatud etapid läbi ja lõpetan kooli, siis ma tahaks teha ajakirja, kust on võimalik teistel huvitavat lugemist leida. Ja niimoodi see projekt ellu sai kutsutud. Põhimõtteliselt käivitamiseks läks vaid 1,5 kuud. Ja me saime juba esimese kuuga lugejaid 3000. Täna te olete Eesti NATO ühingu juhatuse esimees. Mis asi see Eesti NATO ühing on? Eesti NATO ühing on kodanikuorganisatsioon, asutatud juba 2001. aastal, eelkõige tol ajal tutvustada NATO-t, sest meie liitusime ju NATO-ga 2004. aastal, 29. märtsil. Kuigi saime NATO-sse ja esmane eesmärk oli ühingul täidetud, siis ühing eksisteerib siiamaani. Me tegeleme erinevate haridusprojektidega, tegeleme nii noortega, koolinoortega, üliõpilastega, ajaloo ühiskonnaõpetajatega, asjahuviliste kui ka ekspertidega. Et viimased põnevamad projektid ongi NATO 65. ja Eesti liitumise 10. aastapäeva tähistamise projektid, et meil ilmus nii Postimehe lisaleht, tuli raamat, Eesti NATO ühing andis välja raamatu Eesti NATO lugu, mis jutustabki siis Eesti NATO-sse saamise loo. Korraldasime ka avaliku ürituse lennusadamas, lubatud sai hävitajate ülelendu, F-15 2 hävitajat ka lendasid üle. Korraldasime üle-euroopalise noortekonverentsi, alles eile lõppes, siis korraldasime ka NATO mängu keskkooliõpilastele ja nüüd siis tänasest algas raamaturetk üle Eesti ja ka NATO simulatsioonid koolides, nii et päris palju põnevaid projekte, mis hetkel käsil on. See on mittetulundusühing, jah? Jaa. No mittetulundusühingute puhul, eriti kui on tegemist selliste avalikkusele rohkem tuntud ühingutega, siis tekib tihtipeale küsimus, et kes neid rahastab, et kes teile palka maksab? Ütleme niimoodi, et iga sendi eest tuleb võidelda. See tähendab, et me esitame taotlusi, et rahastust saada. Meil on rahastajad erinevad ministeeriumid Eestis, kui ka NATO peakorter ja on ka rahvusvahelised fondid. Nii et kui mõni idee tekib, et teatud projekti hakata kirjutama, siis tuleb ka panna eelarve kokku ja esitada taotlus ära, siis jääda ootama, kas oli piisavalt hea idee, kas raha antakse või mitte ja kas me saame üldse midagi ellu viia. Nii et poliitiliselt teie ühing kellestki ei sõltu? Ma ütleks küll, et ei sõltu. Ja te ise ka ei ole ühegi erakonna liige? Ei ole. Aga kutsutud on? Mõned korrad ikka küll, jah. Aga ütleme ausalt paar aastat tagasi. Aga mis te siis läinud ei ole? Ma arvan, et ma ei ole enda jaoks leidnud erakonda, mis minu vaateid esindaks, et igal erakonnal on oma plussid, samas ka miinused. Ma vaatasin, et seal teie NATO ühingus on küllaltki tuntud nõukogu liikmed, kes teie tegevusele järelevalvet peavad. Seal oli kirjas Sven Mikseri nimi, seal oli kirjas Marko Mihkelson. Kas te neile olete öelnud, et te kavatsite Euroopa Parlamenti kandideerida? Ma olen olnud oma kõikides tegemistes aus. Ja kui ma sattusin 24. märtsil 5 parima hulka, siis esimene inimene, kellele ma teada andsin, oli Marko Mihkelson ja olen ka informeerinud Sven Mikserit ja nii, et nad on minu kandideerimisest teadlikud, aga mitte küll, et ma osutusin valituks, et esialgu see oli ju mäng. No jah, te ei ole ka täna veel tegelikult Euroopa Parlamendi saadiku kandidaat, te ei ole ennast veel valimiskomisjonis ära registreerunud. Aga no mida härra Mihkelson ütles,
kui te ütlesite, et sellist kampaaniat kaasa teete? Ta ohkas ja ütles, et sa ei tea, millega sa ennast seod. No, kas see ohe oli selline sõbrale kaasatundmise ohe või see oli selline, et oi, 6 kohta ainult on, Krista Mulenok tuleb, kas nüüd on äkki ainult 5 kohta erakondadel? Siinkohal ma tahaksin eelkõige Marko Mihkelsoni, meie nõukogu esimeest kiita, et tema on toetanud nüüd kogu need 2 aastat ja uskunud minusse ja ka kiitnud. Nii et ma arvan, et ta ütles seda pigem sõbralikult. Te enne ütlesite, et pere toetab teid praktiliselt kõiges, mis te teete. Aga kui nüüd ema on 4-5 päeva nädalas kodust ära, hoopis teises riigis, mis perekond selle peale ütleb? Ma olen oma abikaasaga juba enne selle CV esitamist Talentteele nõu pidanud. Mis saab meie elust, kui mina peaks osutuma valituks? Me oleme leidnud teatud lahendused, aga nüüd loomulikult tuleb läbi rääkida ka lastega ja eelmine nädal tuli jutuks ka minu 2 tütrega, 7 ja 10-aastasega ja esimene mure oli muidugi minu 10-aastasel tütrel, kes plaanib 6 aja pärast Tallinna balletikooli sisseastumise eksamitele minna, et mis siis minu unistusest saab. Siis ma ütlesin, et aga balletikool ei ole ainult Tallinnas, vaid üle maailma, et ta surfas netis ja ütles, et tema leiaks lahenduse. Leidis Brüsselist balletikooli? Ma ei ole ise seda kontrollinud, aga ta vähemalt täitis mulle esialgu. Ja teine tütar on pigem rohkem mures olnud, et ta kardab, et ema kaob ära, aga ütlesin, et ei, ema jääb alles. Leiame koos perega lahenduse. Ema ärakadumise teema tekitab mulle ka kohe veel küsimuse. Kas teile ei tundu, et pärast valituks osutumist Europarlamendi saadikud kipuvad kuidagi nagu Brüsseli koridoridesse ära kaduma, ehk siis nende tegemisest on Eestis kuidagi vähe teada? See oleneb inimesest. Ja ma väidan, et nii mõnigi Europarlamendi saadik, praegune saadik, oli nähtav rohkem kui mõni teine. Ka mina olen lubanud, et mina ei kao nendesse koridoridesse ära, vaid aeg-ajalt annan ka ülevaadet oma tegemistest. Et tänapäeval on ju erinevaid võimalusi selleks olemas. Ja kui rahvas mind valib, siis ta peaks ka teadma, mis ma seal teen. Ja ma arvan, et üks halb asi on see, et Eesti rahvas ei tea väga palju, mida Europarlamendi saadikud teevad. Te olete ilmselt nõus, et see on just kui moraalne kohus, et kui Eesti inimesed on usaldanud inimest, valinud Europarlamenti, et siis tegelikult peaks ta nendele inimestele ka oma tegemistest seal rääkima. Jah, kindlasti. Aga jah, et kuidas neid kanaleid leida ja oma tagasisidet anda, et ma ei ole hetkel nagu täpsemalt kursis, et võib-olla on ka Eesti meedial siin kohal rohkem ära teha edaspidi. Mis see kõige olulisem teema on teie jaoks Euroopa Parlamendis? Kui te nüüd otsustate registreerida ennast kandidaadiks ja osututegi valituks, mis on see kõige esimene teema, millega te seal tahaksite tegelema? Mis hetkel maailmas on kõige olulisem? Üleüldse on oluline, on rahu. Minu eesmärgiks on tegeleda NATO, Euroopa Liidu koostöö küsimustega ja suurendada nii NATO kui ka Euroopa Liidu riikide kaitsekulutusi. Sest kui meil ei ole rahu, meil ei ole mõtet ka mingitest muudest teemadest rääkida. See on nagu kõige olulisem on jah see julgeolekuvaldkond. Järgmine teema oleks võrdne kohtlemine. Nagu ma olen ka oma CV-s ja eelnevates diskussioonides ära maininud, kavatsen seista võrdse kohtlemise eest. Võrdne kohtlemine on minu jaoks nii naiste, laste kui ka meeste võrdne kohtlemine. See tähendab, et
Eesti ühiskonnas võiks rohkem propageerida isadust ja et nii mehed kui naised saaks tööl käia, saaks ühildada pere ja tööd 2 lapse emana ja karjeristina ma võin öelda, et see ei ole kerge, aga see on võimalik. Peab rääkima, üksteisega kokku leppima. Arvate te, et seda õnnestub Euroopa Parlamendist kuidagi suunata? Kindlasti, sest Euroopa Parlamendis on üheks oluliseks teemaks inimõigused ja võrdne kohtlemine. Ma olen näinud ühes sinu antud intervjuus, et kui sa käivitasid ajakirja RP ja korraldasid Pärnu raamatupidamiskonverentse, siis sellel perioodil sa tihti käisid seal Radissoni ülakorruse kohvikus, vaatasid sealt aknast välja kaugusesse ja sa oled kirjutanud, et võt just siis tulid sinu pähe need kõige paremad ideed. Kui sa täna vaatad, kas või siit meie aknast välja kaugusesse, vanalinna poole, mis ideed sulle pähe tulevad? Mul tekinevad erinevad mõtted, aga eelkõige mulle meenus, et minu vana-vanaisa on hukkunud Eesti eest võideldes vabadussõjas ja seetõttu ma pean väga oluliseks seista selle eest, et Eesti oleks vaba, turvaline ja et Eesti rahvas teeks koostööd. Kõik on väga ilusad ja õilsad põhimõtted. Aitäh, Krista! Ma loodan, et te registreerite ennast Euroopa Parlamendi saadikukandidaadiks. Ma soovin teile palju edu valimisperioodiks. Ma soovin, et te saaksite valituks Euroopa Parlamendi. Aitäh! Aitäh! Näeme, mida elu siin pakkuda on. Pean põnevusega ootama ja teen kõik endast selle, et osutuda valituks. Tänan ette juba hääletajaid.